Nanda Nik Nok. Kõlab nagu mingisugune põlisrahva laul, aga tants on veel puudu. Ei, need on täiesti käibel õenduse terminid. Vaatame lähemalt. NNN ehk Nanda Nik Nok tähendavad tegelikkuses rahvusvahelist õediagnooside sekkumiste ja tulemuste süsteemi. Mul vedas. Ma sain kooli raamatukogust maha kantud Nanda raamatu ehk õendusdiagnooside raamatu. Päris paks teine. Nanda oli varasemalt North American Nursing Diagnosis Association ehk nüüd lihtsalt International Nursing Diagnosis ehk siis eesti keeles rahvusvahelised õendusdiagnoosid. Näiteks selles raamatus, mis on välja antud 2012 aastal, oli 13 valdkonda ja 218 diagnoosi. Miks kasutatakse üldse õendusdiagnoose? Nandas oleva kohta on tehtud hulgaliselt teadusuuringuid. Neid käsitletakse õpikutes ja teadusajakirjades. On lisatud paljudesse e-tervise lugusüsteemidesse üle maailma, suunab ja toetab õdesid kogu õendusprotsessi vältel. Nendel on kõrge hinnang ja nad on rahvusvaheliselt tunnustatud. See süsteem on üle 30 aasta vana. Vastava koolitusega tagab turvalise ja jätkusuutliku kasutamise. On selge ja läbipaistev oma eesmärkide, ülesannet ja väljatöötamise põhimõtetega. Süsteem on sidus ning aitab õdedel kirjeldada dokumente täita nii, et järgmine õde saab ka aru, mida on tehtud ja mida on vaja veel teha. Mida peavad õed teadma? Õed peavad tundma NNN süsteemi tervikuna, nende kvalifikatsioonide sisu ja õenduskeelt. Kohe mainin ära, et õendusdiagnoosid ei ole samad, mida arstid panevad patsientidele. Arst lähtub haigusest, õde olukorrast. Näiteks saab õenduses panna diagnoosi, kui patsiendil on mingi ebatõhus käitumismuster, mille jätkumisel tekib häire, on juba see häire või on ka patsiendil valmisolek häirega tegelemiseks. Struktuuri ülesehitus, valdkond, klass, diagnoos, diagnostiliste keskmetunnused. Mida see siis tähendab? Nüüd teeme selle keerulise jutu lihtsamaks. Näiteks on meditsiinis diagnoosiks unetus, aga õendusdiagnoos on unepuudus. Siit saab sisu korrast vaadata. Nii. Unepuudus on 4. valdkonda kuuluv aktiivsuse ja puhkuse alla, 1. klassi kuuluv uni ja puhkuse alla. Definitsioon siis. Pikad magamatuse perioodid, säilib suhteliselt teadvuse loomulik aegajaline katkemine. Siis on määravad tunnused ja seonduvad tegurid. Ja kuidas me siis määrame seda diagnoosi? Patsient tuleb kaebab õele, et magab halvasti, tal on pikad ärkveloleku perioodid, ta on rahutu, ärritub kergelt ning ta on üldse loid. Ja üleüldse jalad on ka kuidagi rahutud ja ei lase magada. Patsient on näiteks 70-aastane. Õde vaatab, kas diagnoosi definitsioon läheb sellega kokku või mitte ja paneb kirja kuupäeva, et pidada järge olukorra paranemisest või halvenemisest. Siis tekke põhjused ehk seonduvad tegurid ning sümptomid ehk määravad tunnused ehk siis näiteks 26.06.2026 patsiendil on unepuudus, mille seonduvad tegurid on, ja nüüd vaatad seonduvate tegurite alt, kõik sobivad. Patsient on eakas, vananemisest tingitud unefaaside muutused. Patsiendil on rahutud jalad, jäsemete aeg-ajalised liigutused, näiteks rahutute jalgade sündroom, jäsemete sundliigutused öösiti. Ja nüüd tuleb, mida tõendavad määravad tunnused. Ja nüüd vaatad jälle, mis kõik sobib. Näiteks ärrituvus, loidus ja rahutus. 26.06.2026 patsiendil on unepuudus, millele seonduvad tegurid on vananemisest tingitud unefaaside muutused ja jäsemete aeg-ajalised liigutused ning mida tõendavad määravad tunnused ärrituvus, loidus, rahutus. Nüüd võtab õde niki ja valib sobiva sekkumise. Näiteks 26.06.2026 patsiendile on tutvustatud unepäeviku täitmist ja unehügieeni soovitusi. Päeva jooksul on patsiendile soovitatud vähendada kofeiini kogust 1 tassile ja tarbida see ära hommikul. Seejärel tuleb võtta nokk ehk siis tulemuste süsteem. Koolis õpetatakse, et tulemused võiksid käia SMART idee järgi. SMART on siis akronüüm. S tähendab specific ehk siis konkreetne. M tähendab measurable ehk mõõdetav. A tähendab achievable ehk saavutatav. R relevant ehk asjakohane, realistlik. D tähendab time ehk siis ajaliselt piiritletud või tähtajaline. Rohkem infot leiad all oleval lingil. Ehk siis saame näiteks. Patsient on täitnud unepäevikut iga päev 6 aja vältel. Patsient tarbib kofeiinirikkaid jooke 1 tass 1 kord päevas hommikul.
patsient on läinud 6 aja vältel igal õhtul samal ajal magama. Sellise taksonoomse süsteemiga diagnoos, sekkumised, tulemused saame tõesti läbipaistva ja selge, arusaadava aluspõhjaga teisele õele, kes peaks sama patsiendiga tegelema tulema. Kuid sellel süsteemil on ka varjupooled. Mitte kõik tervishoiuasutused ei ole seda veel kasutusele võtnud. Eelkõige jääb see finantseerimise taga. Nanda NIC-NOC süsteemi kasutuslitsentsid maksavad ja neid tuleb uuendada järjepidevalt. Lisaks, kui mingi muudatus tuleb, mis on iga 3 aasta tagant tulnud, siis tuleks kogu terviseloosüsteem läbi käia, lisada lisandunud ja eemaldada välja arvatud diagnoosid. Kuigi jah, väidetakse, et põhiasjad jäävad samaks ja võib kasutada ka vanemaid versioone. Oma koolides soovitan juurde märkida, mis aasta versiooni kasutad. Näiteks, kui minul on raamatukogu kustutatud variant aastast 2012, peaks sobima. Ka kaastudengitega arutades mõtlesime erinevate põhjuste peale. Miks ei ole kõigil see veel kasutuses ja miks ei ole seda süsteemi ka samas üle Euroopa kasutusele võetud. Ning jõudsime ikka samadele arusaamistele. See maksab ning see muutub. Samas me kõik tahame kvaliteetset tööd teha ja nii, et järgmine valvevahetus saaks ka aru, mida sa tegid.